lükkaks oma hääle välja, osad muidu hakkab hajama. Nii, tere hommikut kõigile. Tere maikuu teist teisipäeva hommikut. Et rõõm teid siin näha ja rõõm ka nende üle, kes siis pärast meid järgi vaatavad. Täna on meil päris tihe programm või palju informatsiooni jagada. Kas sa slaide ka jagaksid, Viktoria? Et mina teen väikse sissejuhatuse ja räägin siis paarist asjast, mis tulemas on. Siis Kristina räägib meile sellest uutest nippidest ja kuidas paremaid pilte teha Puhka Eestis portaali, et kuidas seal ikkagi väga ilus välja näha. Siis on Kaisa Linno käes kord, kes on meile väga põnevad teemad ette valmistanud siis nende kestliku tegutsemise soovitustest ja ligipääsetavuse teemast. Ja nüüd me oleme nagu jõudnud ka siis selle toreda asjani, mida ma olen ammu tahtnud, et alati võtaks ka keegi ettevõtja, saaks inspireerida oma ägedate tegevustega teisi. Ja täna siis Terje Rottur Varukella puhkemajast räägib meile oma ägedast uuest koostöötootest ja ma arvan, et sellest võivad nii mõnedki saada inspiratsiooni. Aga lähme siis siit minema, et meil on suvi tuleb peale, ega me siis sellel ajal väga siin ettevõtjatele liigselt koolitusi asju ei hakka pakkuma, et seda teeme sügisest edasi. Et palun pange endale muidugi mitmendat korda juba ütlen kõik kirja, et 28. oktoobril toimub Rakveres Virumaa turismikonverents, mille siis keskmes on külalislahkuse arendamine. Nüüd mai lõpus teeks veel nende ettevõtjatega, kellel on mahti 27-28 mai väikese külaskäigu tripi meie enda piirkonna ettevõtjate juures, et pange endale see info kõrva taha, et homme hommikul ma saadan teile selle kohase kirja ka, et ja kes tahab, võib täna juba märku anda, et kes tahaks endale külla kutsuda meie seda pisikest grupikest, kes siis 27-28 mai Virumaal ringi käib, et siin on ettevõtjad, kõik ettevõtjad siis oodatud eelisjärjekorras küll külalislahkuse programmis osalejad, aga kuna kõigil on päris kiire, et siis me nagu võtame teisi osalejaid ka. Ja siis ega mul ja tulemas on küll rohkem Lääne-Virumaa poole pealt, et teeme mitmed koolitusi just toitlustus ja võib-olla ka hotelliteenindajatele, et kui on ka Ida-Virumaa poole pealt soovijaid, siis võtke minuga julgesti ühendust. Ja pannakski siis nüüd sõna Kristinale. Jah. Tere hommikust kõigile, aga kellelgi on veel mikrofon sees. Meil on Kaja. Vaatame, kas saame. Me ei saa niimoodi. Ja. Siit kaameraga ära. Tehnilised viperused nagu ikka. Aga tere hommikust ilma Kajatega siis minu poolt kõigile Kristina ja räägin, nagu ma juba olen korduvalt öelnud, enda arust sellist nagu katkist plaati, et kevad jälle õues, varsti kohe saabumas suvi, suur hooaeg läheb lahti turismiettevõtjatele ja tasuks üle vaadata oma andmed erinevates kanalites. Kindlasti üks, millele kas saaks osalejate mikrofoni maha võtta? Et tasuks üle vaadata oma andmed siis kindlasti Puhka Eestis veebilehel, sest et see on riiklik turismiportaal, kus on hästi erinevates keeltes info üleval ning välisturistid jõuavad sinna suure hoolega, sest et riik teeb päris head turundust sellele.
et logida sisse oma kontole, vaadata üle oma andmed, käia kõik sammud lihtsalt läbi, kuidas on lahtioleku ajad, kas on muutunud midagi, kas teil on kontaktides mingeid muudatusi olnud, tahate te teksti mugandada, et on tulnud äkki mingisuguseid uusi tooteid või midagi ei ole enam aktuaalne, mida teil kirjas on. Et käia lihtsalt sammud läbi. Kui muuta palju vaja ei ole, võtab see teie ajast ainult 2-3 minutit, tasub see aeg leida ja panustada, et info oleks õige, et olete kaardi peal õiges täpikeses kohas. Ja kui te olete teinud kirjelduses muudatusi, vot see on nüüd see koht, kus tasuks teada anda, et vajab ka tekst tõlkimist. Et siis te saate lihtsalt anda märku, andmehaldurid organiseerivad selle, et tekst saaks ka tõlgitud ja tasuks arvestada, et see võib võtta aega, nii et mida varem te seda teete, seda parem on, seda kiiremini saab ka tõlgitud. Samamoodi üle vaadata ka teemaviited, sisestada saab hästi palju erinevaid objekte ja kõikidele nendele on siis vastav teemaviide vaja külge siduda. Ja et oleks ka kirjeldus selline kutsuv ja tore, siis soovitan kasutada ChatGPT-d. Ja jagan infot ka piltide kohta, et pilt ütleb teadupärast rohkem kui 1000 sõna. Limiit Visit Estonia lehel piltide puhul on 15 pilti ja neid võib siis vahetada välja, kui teil tekib kas hooajalisi pilte või kevadisemaid pilte. Meil toimus toidufotokoolitus. See oli väga inspireeriv ja sai tõeliselt selliseid nippe, et võib ka eelmise slaidi korraks tagasi panna, et on 3 erinevat pilti välja toodud. Kõige esimene on selline, kus nägi välja tervikkontseptsioon, selline tooli peal, taust, siis ja milline oli lõpptulemus, et üks asi on see, et saab teha pildi, mida sa hetkel näed, aga tasub õppida ka tundma oma telefoni. Tänapäeva telefonid on äärmiselt nutikad ja teevad pooltööd nii-öelda sinu eest ära, et tasub ka pilti töödelda, sisse zoomida. Meie nimetasime seda kroppimiseks ehk siis suurendada ja paika sättida hea pildi reeglitest lähtuvalt, et vaadata, kas nii-öelda silmapiir on otse, on paigutus selline põnev erineva nurga alt, et tasub kasutada oma telefoni kõiki võimalusi ja kui kutsutakse fotokoolitusele, siis kindlasti tasub sellest osa võtta. Kui me paneme järgmise slaidi, siis on veel mõned näited näha, et 2 sellist suppipilti, see ilus oranžikas on kõrvitsasupp, mis oli imemaitsev Virkese restoranis. Aga esimesel pildil ongi näha, et natukene on lauanurka ja seal tegelikult paistsid ka minu tennised pildi pealt, aga kui teda natukene telefoni seadetes sättida, siis saab hoopis teistsuguse pildi, mida tegelikult lõpuks võib üles laadida. Ja samamoodi magustoidupilt kaksikpildina veel välja toodud, kus annab sättida, oluline on kasutada erinevaid valgusnurki, aga selleks ongi mõistlik tulla järgmine kord toidufotokoolitusele või fotokoolitusele, kui kuskil silma jääb. Ja viimasel slaidil minu ettekande poolt on veel üks toidupilt, kus on näha siis erinevate nurkade või rakursside alt, et kuidas on võimalik siis jäädvustada hetki. Ei pea, ma arvan, et tulite enda oma sisse. Et kui on küsimusi, siis võib küsida, aga minu märksõnad siis, et vaadake üle Visit Estonias oma andmed, vaadake ka Google My Businessis, kuidas te olete väljas avamisajad ja asukoht kaardil ning kui on andmete haldamise koha pealt küsimusi, julgelt andke teada Viktoriaga, anname nõu. Aitäh, Kristina. Kaisa, nüüd äkki sa lülitad enda
asja Nii, sisse, ma ei saa. ma lülitan kohe välja. Ootame. Nii. Ma olen... Nii. Korras. Väga hea. Tere kaunist kevadhommikut. Vast olete kuulnud, kes veel ei ole, siis kõrvad kikki, et me mõtlesime välja, et teil oleks lihtsam kestlikkusega tegelema hakata või seda paremini kommunikeerida. 10 soovitust, mida siis Virumaa DMO oma ettevõtjatele välja pakub. Sellised tähtsamad teemad. Ja need siin on teie ees kirjas, need on meil kodulehel kirjas ja neid, kui keegi teist siis annab meile märku, et järgib neid kõiki, siis meie saame teid ka välja reklaamida, et te olete meie silmis kestlikult tegutsevad ettevõtjad, et kõik ei pea, kui on väike ettevõtja, ei jõua kohe näiteks Green Key'd hakata taotlema, et siis saab ka lihtsamalt. Aga mis need siis on, mis on selline oluline baastase? Muidugi siis vee- ja energiakasutuse arvestus, et see oleks jälgitud, et see oleks optimaalne. Igasugune tehnika, mis oma ettevõttesse muretsete, et ta oleks ikkagi säästupõhimõtetest lähtuv. LED-pirnid, taimerid, härmaandurid ja võimalusel siis ka taaskasutatavatest materjalidest. Puhastusained ei ole keskkonnale kahjulikud ja doseerimist kontrollime. Jäätmeid sorteerime nii ise kui siis ka propageerime seda oma külastajate seas ja väldime ülepakendamist ja toidujääki. Toitlustuses, et oleks siis, kui vähegi võimalik, kohalikud või öko või õiglase kaubanduse märgisega tooted, ennekõike siis hooajalised ja võimalusel mahetoorained. Kindlasti peab olema valikus taimne toit ja muidugi joomisel meie Eesti tingimustes siis, et propageerime kraanivett pudelivee asemel. Mis puudutab siis sellist õueala, et vältida pestitsiite ja ikkagi sellist looduslikku mitmekesisust propageerida, et vältida üleliigset muruniitmist ja siis jällegi neid igasuguseid keemiaid. Paberid on ökomärgisega või siis kloorivabalt pleegitatud ja jällegi kui võimalik ümber töödeldud. Ja liikumises siis reklaamime välja, kuidas meie juurde saab ühistranspordiga tulla, kust saaks jalgrattaid rentida. Ja üleüldse kõikides partnerite valikul, et ennekõike otsime kohalike tegijate seast. Ja oma klientidele siis ka neid igasuguseid, mis me kestlikkuse vallas teeme, et seda ka siis kommunikeerime ja töötajaid hoiame kursis viimase aja trendidega, koolitame neid pidevalt. Nii, kas selle kohta keegi tahab midagi küsida? Et seda siis vaadake, mõelge ja andke märku, et me nii palju kui saame, siis reklaamime neid ettevõtjaid, kes peavad kinni nendest 10 soovitusest. Aga siis, kui mulle juba sõna anti, võtan teise teemana, mis on siin sel kevadel mul mitmel koolitusel läbi jooksnud, on siis ligipääsetavus. Kui veel mõned aastad tagasi oli rohkem see, et see ligipääsetavust nähti kitsamalt turismis just selle ratastooliga põhiliselt ligipääsetavuseks, siis nüüd on igas valdkonnas, kaasa arvatud turismis, siis ligipääsetavus läinud väga oluliseks teemaks ja väga laiaks teemaks. Ühtlasi on ta
oluline osa kestlikkusest ja kestlikust turismist siis ka. Ja ongi siis mitte ainult liikumispuudega, vaid ma julgen isegi öelda, et meist suurem jagu inimesi on mingis hetkel nagu raskustes ligipääsetavusega ja ses mõttes ongi see, et seda tuleb vaadata hästi laialt, et muidugi ennekõike siis eakad ja lastega pered, kindlasti mõelda seda kuulmise, nägemise poole pealt, aga ka erivajadusega hetkeliselt, näiteks kui jalg on kipsis, eks ju. Ja üleüldine, miks ka sellega siis tegelda, et elanikkond on vananemas ja ühtlasi aina kasvab viletsa tervisega inimeste arv. Miks me peaksime turismis tegelema? Praegu hetkel veel on ta ikkagi päris suur konkurentsieelis. Kui te saate seda, neid selliseid põhiligipääsetavusi parandada ja seda välja kuulutada, siis on teie sihtrühm tegelikult üle maailma laieneb. Ja saate, mis ka on huvitav, et laieneb ka teie töötajate ring. Päris palju eurotoetusi on, kus juba see ligipääsetavus on üks teema, mis kui ei ole nõutud, siis vähemalt annab lisapunkte. Ja mida siis ka alati nendel koolitustel öeldakse, et esiteks, kui te võidate mõne ligipääsetavuse erivajadusega inimese südame, et esiteks nad ei tule kunagi üksi, statistika näitab, et nad kulutavad rohkem raha, peatuvad ühes kohas pikemalt ja väga paljud neist on korduvkülastajad. Lisaks neil on omad sellised kindlad grupid, kus nad siis kogu aeg soovitavad üksteisele, et seal on see suust suhu reklaam väga oluline. Ja kuidas siis võiks selle teemaga tegelda? Et kindlasti on see selline teema, kus on hea kuulata mõnda eksperti. Palju informatsiooni on siis ka ligipääsukese kodulehelt võite vaadata ja saada sealt kontakte. Töötajatel oluline oleks see, et kõigepealt suhtumist muuta või arendada ja siis ka konkreetsetel teemadel töötajaid koolitada. Informatsioon peaks olema ligipääsetavas vormis, juba see kõik nähtavuse poolest on ju. Hästi palju saab kasutada digilahendusi ja tasuks enne siis testida erinevate sihtrühmade peal. Aga kui sa juba samme astud, siis kindlasti kommunikeeri sellest, et inimesed teaksid. Nii. Ja alustada kõigepealt on see, et vaadata, kuidas mõelda kõik läbi, kuidas sul tingimused praegu on. Mingisuguseid lihtsaid asju saab juba suhteliselt kergelt lahendada, et seesama, et viidad oleksid nähtavad, teekatted turvalised, just juba see valgus, et kas on piisav, võtke mõni inimene, kes kasutab prille, et kas on näha. Kaldteed, see on selline klassika ja käetoed on ju. Aga samas siis ka parkimiskohad, eks ju, et kuidas ligi pääseb majja, et maja lähedal on märgistatud ja istumis- ja puhkekohad, et oleks ratastooliga, vankriga võimalik igalt poolt läbi pääseda. Ja siin all on mõned pildid mul. Vasakul on siis Pärnu rannast, kus hiljuti tehti ka siis ratastooliga inimestele merre pääsemise võimalus. Meie enda matkarajad ja kõik see RMK taristu üha enam kasutab ligipääsetavaid lahendusi. Ja siis kolmas pilt on Floridast, kus lennujaamas ma tundsin, et vaatamata sellele, et väga väsinud peaga magamata ikkagi minu eest hoolitseti väga lihtsalt, et hea näide selline.
Ja kokkuvõtteks siis, et enne kõike on ligipääsetavus see, et tuleb mõelda avatult, arvestada kõikide sihtrühmadega, iga külastajaga ja see on tänapäeval elementaarne osa külalislahkusest, kestlikkusest ja kvaliteetsest külastaja kogemusest, nii et see ei ole nagu midagi väga ekstra, vaid me peaksime kõik selle peale mõtlema. Ja kui te kuulate, vaatate noori, kui palju nemad on avatumad ja kui palju nad ka ootavad sellist avatust teenustes, nii et see on ka see noortega arvestamine. Aga siis aitäh, kui on küsimusi. Kui ei ole, siis annan jälle sõna edasi Maiele. Jaa, aitäh, Kaisa, et nii palju väärtuslikku informatsiooni ja nüüd lähme väga-väga põneva, mitte Kaisa teema oli ka väga põnev ja hariv ja nüüd lähme puhta põnevuse ja inspiratsiooni juurde, nii et Terje, kas sa oled valmis? Täitsa valmis. Et jah, et siin on selline tore slaid on ees, et vastutustundlik viisik, et kui niimoodi lugeda, siis võib mõelda igasuguseid asju, mis see siis tähendab, aga tahtsin panna meile mingisuguse koondnimetuse. Et teema siis selles, et meil Karuküla puhkemaal on Green Key ja nii või naa kõik, mis selle alla läheb ja rohkemgi veel, mis me siin jälgime ja kestlikult toimetame, aga võib panna ka järgmise slaidi juba. Aga kui me olime Soomes matkamessil, siis me kohtasime ühte reisikorraldajat, kes huvitus vaid vastutustundlikest marsruutidest. Teda huvitas aeglane turism, kohalik toit ja lühikene tarneahel, aga samas ta soovis ka, et pakett oleks nagu tänapäevane ja teadlikumale kliendile selline, et suunatud teadlikumale kliendile koos kõikide nende mugavuste ja hüvedega, et Mikko viis meid kokku, me natukene rääkisime seal juttu ja siis juba seal mul tekkis idee, et saaks veel kellegi nagu punti, et vähemalt oleks 3, et on majutus, on üks toitlustuskoht ja üks vaba aja teenuse koht, et siis võiks see paketi ilusasti kokku panna. Ja algul ma mõtlesin, et see on raske ülesanne, et sellel pinnal, et keegi veel võiks saada selle rohelise võtme. Ja eks ma utsitasin seal selle rohelise võtme, kuna käis tookord see, nagu see meede oli avatud, ma utsitasin sinna nii Veer Historyt kui ka näiteks Toila mererestorani, aga alati inimesi on vähe ettevõttes ja kõigil on nagu väga palju tööd. Ma ei oska öelda, et kas Veer History nüüd läks sellele, aga Toila omad ei jõudnud Toila siis mereresto ja ma mõtlesin juba, et see asi kukub nagu läbi. Aga siis saatis millalgi Kaisa need 10 sammu, millest ta ennem rääkis ja see andis mulle kohe nagu uue mõtte, et aga kui me kirjeldame oma kodulehtedel ära need 10 sammu, et siis tegelikult sellest ju piisab, ei pea olema ainult nagu see võti on ju, et seal 10 sammu hulgas olid ikkagi väga põhjapanevad teemad ja lõpuks meid saigi kokku 5, nii et Alutaguse matkaklubi võtsime kampa. Alutaguse matkaklubi on meil ka Euroopa Kaitsealade Liidu kestliku turismi nagu sertifikaati kannab, mis on nagu väga tore. Me oleme 2 siis, kellel on kestlikkuse sellised nagu ökomärgised. Siimu Hobutalu on ka, kellel nagu tõesti kõik on seal selline väga, väga kestlik ja väga looduslähedane ja niimoodi me olemegi. Et siin on natukene kirjas siis veidi erinevad nagu fookused, et seda tänapäevasust me saime anda siis VR Toilaga, et on selline infotehnoloogiline ja VR lahendused. Samas eks sealt tekib ka nagu digiprügi jälle teistpidi ja nemad nagu fokusseerisidki sellele, et nad väga hästi teavad, et iga nende liigutus, missugune tagajärg on ja nad optimeerivad seda. Alutaguse matkaklubi on veidike sarnane on selle Siimumäe Hobutaluga, aga nende puhul palju matku ja sellist keskkonnaharidust ja seda kõik, et aeglane turism. Muidugi kohalik toit ja niimoodi siis saigi, et võib panna ka järgmise pildi. Järgmise slaidi ja sellest siis sündis selline artikkel, mis ilmub juunikuu, ei isegi juuni-mai keskel ilmub Ekspressis
ja läheb ka Delfi veebi, see pressis, mis prindis on, see on nüüd nagu siin on ilmunud ja kuna printi ei saa panna ju oma linke, siis lahendasin selle QR-koodiga, nii et ikkagi see külaline, kes selles artiklis olevat QR-koodi kopeerib, tema satub siis Karukella kodulehele, kus on tehtud siis vastav pakett, aga see suur QR-kood, mis ma teile siia panin, et sealt skaneerige seda lihtsalt huvi pärast, et nagu artikkel on veidikene pikem, seal on rohkem pilte ja seal on ka töötavad lingid meie kõikide kodulehtedele. See eelvaade kaob varsti ära, et mulle saadeti see lihtsalt eile ülevaatamiseks ja mul oli hea seda teiega jagada, et te siis näete. Nii et me nüüd saame lihtsasti ka sellise suurema ulatuse, mitte ainult läbi meie uudiskirjade, vaid siis ka terve Eesti lugejate ette ja Ekspressi nagu lehelugejate ette ja siis läbi Delfi on ta nagu teistele kõigile ka kättesaadav. Maksis see meie jaoks 1000 € pluss käibemaks. Jagasime selle 5 vahel ära ja mina siis selles artiklis on näha, kuidas ma siis sidusin kokku selle teise 4 nagu pakkumised ka, et see algus oli Karukella kohta, et me ei tee rohesamme üksinda, vaid meil on koostööpartnerid ja siis lõpus võtsin ka nagu kokku, et ja toimetasin kogu seda asja. Nii et ma olen nagu sellise paketi üle väga uhke ja ma loodan, et see leiab jagamist nii meil klastris, võib-olla DMO-s, meie enda kõik 4 oma kodulehtedel sotsiaalmeedias, siis kui ta avalikuks tuleb. Nii et selline võimalus tähelepanu tõmmata ja minu unistus ikkagi on see, et anda Ida-Virumaale nagu uus tähendus, et sellest ma ei oska öelda, kas siis tööstuse piirkonnast või niimoodi, et tuua seda rohelist teemat rohkem pilti. Võib-olla see on selline esimene samm ja võib-olla ka ükskord saame ühe sellise Natura kaitseala, et seda peab Ingridiga rohkem rääkima, et tal on see võimalus olemas, aga ta vajab sellest kindlasti nagu väga palju abi, et ta on ka seal suhteliselt nagu üksinda. Nii et võt selline esimene pääsukene. Ja, kui on küsimusi, võin küsida või võin vastata. Aitäh, Terje! Suurepärane, ma arvan, et nii mõnigi sai siit ägedat inspiratsiooni. Et kui on kellelgi küsida, siis tõstke ka käsi või rääkige vahele, praegu on see võimalus. Muude asjade kohta võib ka küsida. Ma teen kohe sisu loomiseks, teen kohe ühe pildi. No nii, minul on pilt tehtud, võib selle eest ära võtta, kui küsimusi ei ole. Ja me oleme nii ilusti ajas, et jäime ilusti kenasti jälle poole tunni sisse, et mitte ettevõtjate väärtuslikku aega kulutada. Ja siis uuesti kohtume siin veebis siis 10. juuni hommikul pooleks tunniks kell 10 ja juulikuu ja augusti jätame suure tõenäosusega vahele, sest kõigil on teil käed jalad tööd täis. Ja kõikide nende räägitud teemade kohta küsimusi on, võtke aga julgelt ühendust ükskõik mis ajal ja kõikides muudes küsimustes ka. Ja mõelge siis selle peale, et kes tahaks 27-28 mai teisi sihtkoha ettevõtjaid endale külla kutsuda, siis võtke minuga julgesti ühendust. Ja siis homseks kindlasti, kui täna ei jõua, siis on meil juba Virumaa DMO kodulehel ka tänase koosoleku salvestus ja slaidid olemas, nii et saab siis sealt järgi vaadata ja sõpradele soovitada. Aitäh ja lahedaid ettevalmistusi hooajaks, jõudu tööle. Kohtume jälle. Nägemist, tšau! Nüüd sa, Viktoria, võid vist salvestamise lõpetada.